Esimesena on siis meil hea meel tutvuda Eesti ehituspärandi kursusega, mille autoriks on siis Nele Nutt ja Kadri Kiho. Palun. Tere kõigile. Nii, vaatame kohe kust. Mina siis räägin teile täna sellisest kursust nagu Eesti ehituspärand. Mina olen Kadri, Tallinna Tehnikaülikooli õppedisainer, aga kursuse autoriks on peamiselt ikkagi Nele Nutt, meie Tartu kolledži vanemlektor. Et nagu ma ütlesin, et Nele ei ole hetkel Eestis, et siis ta palus, et ma tuleksin ja tutvustaksin ise seda kursust natukene. Paari sõnaga siis kursusest endast, et see kuulub ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekavasse. Ta on seal 3. aastal valikaine ja ta on tegelikult selline päris pisikene, et 3 EAP-need, aga sellest hoolimata väga tubli. Kui sisu just natuke rääkida, siis Eesti ehituspärand, nagu nimigi ütleb, et ta keskendub siis erinevate Eesti arhitektuuri ajaloo stiilide perioodide tutvustamisele. Fookus on võib-olla kuskil seal ka mõnel siuksel suuremal üksikobjektil, mis on olnud siis nii-öelda kohalikele ehitusmeistritele inspiratsiooniks. Ja hästi suur rõhk on tegelikult ka sellel, et arendada tudengite siis ehituspärandi või siis arhitektuuri kui sellise visuaalset lugemisoskust. Ehk siis, et kui sa kunagi oled see inimene, kes peabki tegelema mingi ajaloolise ehitisega, et sa oleksid suuteline ja võimeline siis hoonele peale vaadates ära ta periodiseerima, sa tead, et kuhu ta umbes kuulub ja et kui sa siis pead sellise hoonega töötama, et siis sa ei pane nagu oma selle ajastu tajuga väga puusse ja ei tee sellest hoonest midagi, mis ta tegelikult ei ole, kui ta on selline ajalooliselt väärtuslik hoone. Ja mis teeb selle aine eriliseks on see, et tegelikult see põhineb hästi palju ekspeditsioonidel, ehk tegelikult suurem osa sellest kursuse mahust kulubki sellele, et Nele võtab oma tudengid käe kõrvale ja käib nendega tegelikult mööda Eestit ringi. Ja mitte ainult Nele, et siinkohal ma pean teda kiitma, et ta on võtnud selle vaeva ja tegelikult üles otsinud iga konkreetse teema juurde need tippeksperdid Eestis, kes on need nii-öelda tipud sellest rääkima, et mitte, et Nele ise ei suudaks, et ka tema on nagu tegelikult selle valdkonna ekspert, aga ta võtab alati selle vaeva ja otsib üles selle õige inimese, nii et ma arvan, et tudengi vaatest on see ka hästi tänuväärne töö, mida ta teeb. Aga kui me siis Nelega arutasime, et mida ma võiks täna siin rääkida, siis ta võttis selle väga hästi kokku ühe lausega, et kõik selle töö, mis me Nelega selle kursuse taga ära tegime. Ehk siis nagu ma ütlesin, et kuna see põhineb peamiselt ekspeditsioonidel, siis kõik, mis me tegime, oli siis selleks, et tudeng ei jääks sellel ekspeditsioonil pealtvaatajaks. Ehk siis väga lihtne ja mugav on ju minna, et okei, ma lähen vaatan ära, kuulan, mis seal mulle räägitakse, aga tegelikult ma ise ei tee midagi, on ju. Et siis me püüdsimegi leida neid tegevusi, mida tuua siia Moodle'i kursule, et neid ei ole tegelikult eks ju palju, et põhimaht tööst ikkagi, nagu ma ütlesin, toimub seal ekspeditsioonil koha peal, kui tudeng peab selle päris keskkonnaga tutvuma ja seda nagu enda jaoks mõtestama ja sellest aru saama, aga et ikkagi midagi oleks siin, mis aitaks tudengil eelkõige siis nii ekspeditsiooniks valmistuda, kui ka pärast seda, mis ta seal ekspeditsioonil õppis kinnistada. Ja me ehitasime siis Moodle'i kursuse üles selliselt, et iga ekspeditsiooni kohta on siis oma selline moodul, mis sisuliselt koosneb siis nii-öelda õpijuhisest, on selle temaatika raamaturiiul ja sellele järgnevad siis need kohustuslikud tegevused, mida tegema peab, et ma näitan neid kõiki natuke lähemalt ka. Nagu siin juba eelnevalt meid kiideti, et õpijuhise me tegime iga mooduli juurde ja võtsime väga tükkideks lahti, et enne kui me tööd alustasime, ta võib-olla oli selline üleüldine ja kippus nagu kõiki neid ekspeditsioone ühe korraga endasse haarama, aga me tegimegi üsna puust ja punaseks. Kasutasime siin HVSP-d, et teha selline navigeeritav siis õpijuhis, et kui tudengit huvitabki konkreetselt see mingi üks punkt sellest teemast, et siis ta hüppabki sinna, et ta ei pea seda nagu kõike läbi klõbistama. Et siin ma praegu ta lihtsalt tegin gifina, et te näeksite, mis seal taga peidus on. Ja õpijuhises on siis selgelt olemas, mis tuleb teha enne, mis tuleb teha ekspeditsiooni ajal, mis tuleb teha pärast ja samamoodi ka kõik see info, et kus läbi viiakse, kes seda läbi viib ja kui on ka nagu selle ekspeditsiooni juhi kohta mingit huvitavat infot, et siis ka see on seal lahti kirjeldatud. Nüüd sellise visuaalse osa igast ekspeditsiooni moodulist moodustab raamaturiiul. Et te võite küsida, et miks nii, aga meil oli ka selleks väga selge põhjus, et Eestis on tegelikult aegade jooksul välja antud väga palju head erialast kirjandust,
Need võivad olla küll kuni sellised 60 aastat vanad raamatud, aga see tegelikult üldse ei vähenda nende seda sisu, sellepärast et kes see teine meie seda enda arhitektuuri ajalugu uurib siin Eestis, kui mitte meie eestlased ise, et meil ei ole kuskilt sellist kaasaegset võib-olla nii aktuaalset võtta, aga see sisu tegelikult ajas ju nii väga ka ei muutu. Ja aga et miks nad on selliselt välja toodud, ongi see, et me tahtsime, et need raamatud ei jääks lihtsalt pelgalt nimeks nimekirjas, vaid me tahtsime nad tuua just meelega korraks näoga niimoodi vaataja poole, et ütleme, et kui tudeng võib-olla selle kursuse raames seda raamatut lahti ei teegi, et need ei olnud nagu kohustuslik kirjandus, see oli lihtsalt nagu viide sellele, et mis on nagu selle valdkonna nii-öelda need võtmeteosed, mida võiks uurida. Ehk siis me tõime nad näoga välja, et kui võib-olla kunagi see sama inimene näeb seda raamatut kuskil, et siis tal tuleks see klikk, käiks peas ära, et et ma olen seda kaanepilti kuskil näinud, et see pidi hea olema, et ma vaatan korraks sisse. Et sellepärast me tegime ta siis nii, ja kui nüüd seal Moodle'i kursusel selle raamatu riiuli peal klõpsata, siis selle taga avaneb tegelikult Haavis B-ga tehtud raamatukogu, kus on siis samamoodi see raamat koos oma kaanepildiga välja toodud, sinna juurde lisaks siis, et miks see raamat on hea, millest ta räägib ja kus vähegi võimalik, me püüdsime leida ka digiteeritud versioonid, et nagu ma ütlesin, et need on üsna vanad teosed kohati, näiteks selle taluarhitektuuri mooduli puhul, et see ei jääks nagu ainult füüsilise kättesaadavuse taha, et neid vanu raamatuid on tihti ka raamatukogust raske leida, et siis nii palju kui võimalik otsisime need digiteeritud variandid. Et see on veel üks asi, mis siia kursusesse nagu vaikselt on ära peidetud, ongi siis tegelikult see, et me oleme püüdnud erinevates kohtades, nagu näiteks siin raamatukogu puhul, hiljem ka ühe tegevuse juures, ära kasutada neid keskkondi, mis meil on tegelikult veebis vabalt kättesaadavad, mis võiksid ehituspärandiga tegelejale või selle uurijale olla kasulikud. Nii, et siis raamatukogu. Ja pärast seda tulevad siis need tegevused, mida tudeng tegema peab. Ma kahjuks pean ütlema, et mul ei ole teile näidata päris screenshotte, sest te kõik teate, eks ju, et see uus nõue see aasta, et kursus peab olema tühjaks tehtud. Meie tegime rõõmsalt kursuse tühjaks enne, kui me oleks jõudnud et screenshotid ära teha, nii et kasutage kujutlusvõimet. Nele siis tahtis väga seda, et tudengid päriselt valmistuksid ekspeditsiooniks ette, et tal on iga ekspeditsiooni juurde antud see ettevalmistav materjal, seal on artikleid, seal on võib-olla mõni peatükk mõnest raamatust. Osade teemade juures on Nelel endal tehtud väiksed videoklipid, näiteks selle taluarhitektuuri kohta, seal eraldi saunast või aidast või rehei elamu sellest ahjust, et need materjalid on nagu iga ekspeditsiooni kohta natuke erinevad, aga mõte on siis selles, et iga tudeng peab selle läbi töötama enne ja postitama foorumisse siis 3 uut või 3 olulist asja, mis tema sellest teemast võtaks kaasa ja ta peab postitama siis nii, et ta ei tohi korrata eelnevate inimeste mõtteid. Ehk siis ongi see, et me sunnime neid ühtlasi seda foorumit läbi lugema ja ise leidma seda uut sealt seest. Ja loomulikult Nele ise siis panustas ka oma mõtted sinna juurde. Nüüd ekspeditsiooni ajal on ikkagi elu üsna mugav tudengile, ta ei pea midagi tegema peale selle, et läheb kohale oma võileibadega ja kõnnib siis kaasa ja mõtleb. Ja ühtlasi tuleb tal siis teha pilte sellele, siis parasjagu, mis ekspeditsioon neil on, et sellele stiilile, perioodile iseloomulike elementide kohta. Sest neid läheb nüüd vaja nendes peale ekspeditsiooni tegevustes, et hetkel need on 2 tüüpi, need on kas siis detaili ja termini õpikoda või pildipaarid, ma näitan neid ka kohe lähemalt, ja siis, et sellist nagu natukene kogukondlust ka tekitada, siis me lisasime kursusele juurde ka igasse sellesse ekspeditsiooni juurde galerii, kuhu ka siis tudengid ise saavad postitada pilte ekspeditsioonist, siis nii-öelda neid meeleolupilte, et kui nad vähegi tahavad jagada. Et selle võimaluse lõime. Räägin põgusalt nendest tegevustest siis ka, et nagu siin varem juba öeldi, et me kasutasime õpikoda, kus nad said teha vastastik hindamist. Nagu ma ütlesin, et seal oli oluline see arhitektuuriteose lugemise oskus, mille juures omakorda on oluline see, et sa kasutaksid õigeid termineid õige asja kohta. Ehk siis nad pididki pildistama ekspeditsiooni ajal mingi detaili, mingi iseloomuliku asja sellele perioodile ja postitama selle õige terminiga ja siis teised kaastudengid pärast pidid tulema hindama, kas tema arust on siis see pilt õigesti nimetatud. Me natukene kartsime, et äkki see ülesanne on liiga lihtne
ja siis me tegime nii, et kuna see õpikoda oli anonüümne, et tudengid ei teadnud, kelle pilti nad hindavad, siis me käisime salaja postitasime ise sinna valesid vastuseid sisse, et oleks kindlasti neid valesid variante ka. Aga nagu pärast selgus, et ei olnudki põhjust muretsemiseks, et see ülesanne tegelikult ei olnudki üldse nii lihtne, kui me arvasime, et ikkagi panna tähele, et mis on see õige asi, õige nimetusega, et see kõigil ei õnnestunud. Kõigil ei õnnestunud ka meie nagu selliseid ilmselgelt valesid variante sealt vastuste hulgast ära tuvastada, nii et meil oli ka päris lõbus sellega selles suhtes. Ja teine ülesande tüüp, mis me siis tegime, oli pildipaarid. See siis käis nii, et tudengid pidid enne ekspeditsioonile minekut neile välja pakutud aadressidest valima ühe aadressi, et selle konkreetse näite tegevus toimus siis Tartus Supilinnas ja see oli siis Aguli arhitektuuri ekspeditsioon. Tudeng valis endale meelepärase aadressi, siis ta pidi sellisest toredast keskkonnast nagu ajapaik leidma selle aadressi kohta vana foto. Ja kui ta läks siis ekspeditsioonile, et siis ta pidi sellest samast fotost tegema sama nurga all pildi. Kuna see teema, see Aguli arhitektuur, tõi ühtlasi sisse gentrifikatsiooni temaatika, see on siis see, et kui mingi selline, ütleme, vana ja võib-olla mitte nii atraktiivne piirkond muutub ühtäkki populaarseks ja inimesed tahavad tulla sinna rohkem elama, eks ju, nad teevad selle vana korda, igaüks nii nagu oskab, et see, millised muutused see läbi tekivad sellises Agulis, et see on nagu päris põnev jälgida. Et seda nad siis nagu seal kollektiivselt analüüsisidki sellega, et nad tegid selliseid pildipaare. Ja et siis seda kuidagi veel paremini kaardistada, siis me lisasime Moodle'isse Padleti abiga sellise interaktiivse kaardi, kuhu nad siis postitasid neid pildipaare. Ja minu arust ägedaks teeb selle see, et kui nüüd Nele selle kursusega ajas järjest edasi läheb, siis tegelikult üks hetk võiks tekkida see olukord, kus terve see Supilinn ongi niimoodi ära kaardistatud mingisuguse ajahetkega, eks ju, et me dokumenteerime justkui ajalugu ja kui 20 aasta pärast see tehnoloogia, mis me praegu kasutame, ei ole prügikasti läinud, siis oleks tegelikult huvitav teha 20 aasta pärast jälle nagu selline uus võrdlus, et mis siis nüüd veel vahepeal on juhtunud, eks ju. Vot. Ja nagu ma ütlesin, et kuna see on pisike kursus, siis ega nagu väga palju midagi siin lisada ei ole, et kokkuvõttes siis, et kursuse moodustavad 5 ekspeditsiooni, mis on siis sellised füüsilised, ja üks ekspeditsioon, mis on põhimõtteliselt virtuaalne, ehk siis on niisugune eelfilmitud ekskursioon mööda linna, mida siis saab ka läbi teha. Lõpus tehakse veel üks rühmatööna see hindeline arvestuse töö, kus nad siis käsitlevad neid perioode, mida ei ole nagu füüsiliselt ruumis võib-olla nii lihtne vaadelda, et ütleme, et meil kas ei ole üldse Eestis sellist näidet või meil ei ole teda selliselt nagu kompaktselt koos, eks ju, et väga lihtne on minna taluarhitektuuri uurima kuskile Vabaõhumuuseumisse, kus sul on kõik nagu ühte kohta kokku toodud, aga mõne teise nagu perioodiga nii ei ole, et siis selles hindelises arvestustöös vaadati üle siis gootika ja barokk ja renessanss. Ja rühmatöö, seal me kasutasime veel punkti arvestusjuhendid, Nele tõi sisse ka seal selle tudengite vastastes hindamise, et nad kasutasid Mentit, et seal üksteise esitlusi hinnata ette antud kriteeriumite põhjal ja ka see nagu kaaslastelt antud hinne siis oli nagu osa sellest lõpphindest, et mis su kaaslased sinust arvasid. Aga nüüd ma olen kõik kiiresti ette uuristanud ja nüüd ma ootan hoopis küsimusi, sest mul rohkem väga rääkida ei ole. Aitäh hea ja põhjaliku ülevaate eest ja tõepoolest nüüd on hea võimalus ka küsimusi esitada. Mis jäi veel teile vastused saamata? Aitäh, väga huvitav kursus tundub. Mul tegelikult küsimus ei puutu niivõrd mitte digi, vaid seda inimlikku aspekti, et see vastastik hindamine, kui hästi see toimib või tekib seal see, et lepime kokku, kõik panevad kõigile kõige paremad hinded ja siis sest see mõjutab, et kas seal on mingid ohud? Eks ohte ikka on, aga mulle tundub, et antud juhul nagu sellist olukorda ei tekkinud, et ikkagi üsna nagu adekvaatselt mindi sellega, et ei olnud sellist nagu kokkuleppeid ja ärategemisi, et ei, et võib-olla pigem nagu mis keeruline koht oli seal see, et tudengid ei olnud varem õpikoda kasutanud, et siis oli natukene nagu segadust selle kasutamisele võtmisele, aga ma arvangi, et see on niisugune, kui sa ühe korra teed ära, et siis juba nagu tudengid saavad ka aru, et lihtsalt niisugust kannatust on vaja selle rakendamisel.
Aitäh, kas on veel küsimusi? Et kui palju üldse osalejaid oli, et see tundub selline, et suure massiga sellist kursust vist ei teeks või? Jah, see viimati, ma arvan, neid oli seal nagu 20, võib-olla 2-3 peale. Et päris 100 inimesega jah, ma ka ei kujutaks, et läheks seal niimoodi. Et nad käisid ju klassitsismi perioodis, nad käisid vaatamas Sillamäel, eks ju, et 100 inimest bussi toppida, mitu bussi läheks küll. Et selles suhtes on tore, et nagu jah, Nele võtab selle vaeva, et ta käib ikkagi nagu üle Eesti, et ei ole nagu, et kui aine antakse Tartus, et siis me teeme seda ainult Tartus ja nagu seal me püsimegi. Et kui meil ikkagi on võimalik minna Eestis kuskil vaatama päriselt selliseid neid perioode, mis on parasjagu uurimisel, et siis minu arust väga tore võimalus seda teha. Aitäh! Ja meil on veel küsimuseks aega. Suur tänu väga inspireeriva esitluse eest ja tundub, et põnev kursus tahaks ise kohe minna. Mul on küsimus selle koostöö kohta, et te mainisite, et see oligi valmis kursus koostöös ja küsimus ongi selle kohta, et kui palju nüüd tuli sisendit otse sellelt õppejõult ja milles toetas siis haridustehnoloog või jah? Tagantjärgi nii keeruline hinnata, et ta kuidagi kasvas niimoodi orgaaniliselt, et Nele jõudis minu juurde tegelikult läbi õppedisaini programmi, et meil on siis Tallinna Tehnikaülikoolis selline programm, et me iga semester võtame 25 kursust töösse, iga õppedisainer võtab 5 kursust ja siis tehakse nendega niimoodi semestri jooksul intensiivselt üks-ühele tööd, eks ju, et ma arvan, et ma tõesti ei oskagi enam öelda, et mina kuulasin Nele ideid, mina mõtlesin, et kuidas seda võiks nagu teha, on ju, meil mingil hetkel oli ka seal didaktik, oli niimoodi mõtteid põrgatamas meiega, et ma arvan, et ta kasvas niimoodi loomulikult, et võib-olla seal ei olegi enam nagu niisugust võimalik kindlaks teha, et kes kui palju ära tegi. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kõik on vastused saanud. Ja kui tekib veel küsimusi, siis saate otse autorite poole pöörduda ja suur aplaus ja tänu selle tutvustuse eest. Nii, aga ma annan väikese kingituse ka.